I swear. These two guys can talk about like we can if you don't. Hei vlog, it's Diana Banana. Nii väärik oli seda just öelda. Kell on 11.26 ja ma olen kohe kodust välja minemas. Ja ma isegi hakka varjama seda segadust enda selja taga. Täna on siis teisipäev ja mul hakkab 34 minuti pärast trenn. Ma olengi seda vlogimist kogu aeg edasi lükkanud, sest ma ootan aega, millal mul läheks graafik aeglasemaks, aga seda ei juhtugi, see läheb alati ainult kiiremaks. Aga täna on selles mõttes vlogimiseks hea, et mul on ainult üks enda rühmatrenn, mida ma annan. Tavaliselt ma teen 2-3 trenni ja teisipäev on ainus päev, kui mul on üks trenn. Ma lõpetan selle kohvi võimalikult ruttu ära, lähme autosse ja sõidame MyFiti. Update, mul jäid pesuasjad maha. Vähemalt kaamera kaasas. Särk on märg. Andsin oma bodimambi ära. Mul oli siin vahepeal väike paus. Käisin söömas ja nüüd ma olen tagasi. Panin joogamati selja taha, sest ma hakkan body balance'it harjutama. Põhimõtteliselt Les Mills. Selle alla kuulub bodipump, selle alla kuulub body balance. Ma annan mõlemat. Neil tuleb iga 3 kuu tagant välja uus kava ja nüüd ma hakkangi praegu body balance'it harjutama. Ma alati alustan body balance'ist, see võtab natuke rohkem aega. Ronime korra lavale. Ma panin siia enda iPadi laadima. Mul on iPadis kavad sees. Mul on siin äpis kõik Bambi ja balance asjad olemas. Võtan siit body balance. Ma olin siit videotöö üle ja ma vaatan samal ajal ka neid notes'e. Mul on jäänud veel seljalugu, puusad, twistid, ettepainetused ja lõpulugu sellele korra, et võtan selle siit laadimast ära. Ja ma hakkan kavasid õppima. Panin ruumi jälle pimedaks, nagu mulle meeldib. Ja hakkan õppima. Soe hakkab. Boba tea. Gnarly. Fried chicken. Gnarly. Ma tulin just saunas, pesin juuksed ära. Mul ei olnud pusaspreid ja ma olen ilma meigita, nii et me lõpetame selle vlogi tänaseks ära. Ma ei tea, kuna me jätkame. Ma lähen koju kavasid harjutama. Ma täna enne ei lõpeta, kui mul on kõik selga, sest ma ei viitsi homme. Okei? Täna on 14. september. Kell on 15.49. Tulin mingi 10 läbi. 11 hakkas mul trenn, esimene balance, siis tegin Bambi. Nüüd ma olen siin olnud kuskil mingi 1,5 tundi harjutanud. Vahepeal ma tegin pausi. Lihtsalt sõin, olin repul, vesi, prügikastis on mu kanavräpp või noh, selle paberid ja ma harjutan minikangiga. Veel natukene kettakesi. Balance update. Balance'i ma jõudsin vahepeal juba tehtud ja nüüd ma täna alustasingi Bambiga ja homme tegelikult plaaniks, et mul oleks juba selga ja ülehomme ma saan siis seda kava teha. Ma ärkasin massive punniga. Ärme seda tähele panema. Ma magasin halvasti. Üritan mitte sellele mõelda. See ei ole mu parim päev. Ja tegelikult mul pole midagi harjutamise vastu. Uus kava on ülihea. Absoluutselt kõik laulud seekord meeldivad mulle. Nii et niimoodi on päris tore õppida. Ja lisaks, mida rohkem ma MyFitnessis olen, seda vähem ma olen kodus ja seda vähem ma söön kommi. Ja tegelikult mu tempo on päris kiire, sest üks lugu veel ja mul on pool kava juba õpitud. Ja tavaliselt pühapäeviti ma niikuinii olen siin, mul on nagu enda trennid ja varem mul oli ainult balance, siis ma tegin pühapäeviti jalapäeva, aga nüüd ma olen pidanud enda graafikut muutma, mis on väga paha, seepärast et kõige olulisem asi selle juures, et sa ilusti trennis käiksid, on saada paika korralik graafik ja mul oli ideaalne graafik. Igal pühapäeval jõusaalis jalad, tuhar, kõige rohkem tuhar, number 2 jalad. Teisipäeviti ma tegin siis selga jõusaalis, pluss mu enda trennid on ka teisipäeviti, 1 pump, neljapäeviti pump, abs, balance, pühapäeviti hetkel on pump ja balance. Miks ma suvalisi sõrme näitasin, sest ega ma ei luge midagi kokku. Nüüd tegelikult see on päris palju trenni nädalas ja ma pean täiega mõtlema, kuhu mida paigutada, et ma suudaksin kuidagi ära taastuda. Eriti kui ma tahan nagu iseendale veel jõusaalis korralikult trenni teha ja ma nagu jõuaks ka mingit raskust panna, et ma jõuaks ka areneda ja et ma jõuaks taastuda, et pärast trenni anda.
Lisaks siia väike tossureviil. Kui te mäletate Instastorisse, ma panin, et millised tossud osta. Ja ma lõpuks valisin sellise variandi. Ta ei ole päris lumivalge, mis tegelikult veits häirib mind, sest mu sokid on alati valged. Ja siis need, ma peangi panema nagu mingi beesika nagu topi, siis ta näeb parem välja. Enamus trennitopid on mul üleni lihtsalt mustad ja mul on need siin valgete sokkide otsas. Siis tegelikult see pole kõige parem look, nii et ma kahetsen ja ma ei võtnud lumivalget varianti. Aga ma jätkan siin nüüd harjutamisega ja ma arvan, ma räägin teiega homme. Ja loodetavasti on parem välja. Ma pole harjunud, et ma vlogin niimoodi, et I look my absolute worst. Läbi vettinud, läbi higistatud, punn. Jälle ma olen siin enda segadusega. Mul jäi kõik pooleli, sest Miilo võttis mu tooli üle ja mul ei ole südant teda sealt ära ajada, ta on nii nunnu, kui ta tudu. Täna on esmaspäev 15. september ja ma just ärkasin, ma magasin täna öösel 10 tundi. Peaaegu. Taevas on täiesti hall, sajab, sa näed, maa märg. Täna ma saan siis kodus olla kuni õhtuni, kui mul on jooksu. Aga alustame sellest, et lakime mu küüned. Ma võtsin keelküüned maha, kui sa näed. Lipsmed, see küll vaatab, nagu ma oleks pikendused peal. Ma ei tea, kas sa vaatad, et need on nagu pikendused, aga need on kodused lash clusterid. Ma õppisin selgeks, kuidas neid teha. See on ülilihtne. Ma võin teile kunagi näidata. Ma võtsingi nüüd sügisest suve lõpust lipsmed ja küüned ära ja mu graafik on... Ma ei saa öelda nii vaba, aga nagu mul ei ole pidevalt mingeid mõttetuid käimisi, mida ma tegelikult ei viitsi teha ja mis pole eluks väga vajalikud. Mingi munistuste küüned, näita mill. Oleks sellised. Näed, naturaalne ombre. Nii teravad. Ai, okei. Ai, palun lõpeta. Aitäh! Kui me ära ei lähe, ta kohe ründab meid. Nii. Need siin on siis mu lemmikud küünelakid. Nad on Essi omad ja ma sain selle soovituse TikTokist. 13. Sarnane toon, aga veits roosa. Number 17, mida ma olen viimasel ajal tegelikult kõige rohkem olnud, on see musta värvilakk. Ta on lihtsalt toon number 88. Ja et kuivamisprotsessi veel rohkem kiirendada, siis mul on Essence'ilt sellised küünte kuivamistropsid. Küüntereviil. Kell on saanud kuskil 3. Ma olen teiste tööasjadega tegelenud. Oktoober tuleb hullult täis. Sügis sai täna paika enam-vähem. Mul peaks olema veel üks veebikoosolek. Ma ei tea nüüd, mis päeval. Me üritame siin kuupäeva paika saada, et mul tulebki järjest meile. Ja update ka. Ma lõpuks tegin selle otsuse ära, ostsin uue läpaka, aga asi on nüüd selles, et ma ei tea, kuidas siin monteerida. Mul oli vanasti Sony Vegas, siia ma Sony Vegast kohe kindlasti ei pane, nii ma pean täiesti uue monteerimisprogrammi selgeks õppima ja ma isegi ei tea, mida kasutada. Arvatavasti ma tahtsin Movie Maker öelda. iMovie on vist see õige programm. Pole kunagi kasutanud. See peaks olema algelisem kui Sony Vegas, nii et we're going a step back. Ma ei tea, see võib mulle nõu anda. Nüüd vaatame, kuidas ma selle vlogi üldse monteeritud. Ma panen nüüd kaamera ära. Ma lähen harjutama viimast korda. Vaatame, palju mul eilsest meeles on, sest ma eile õppisin korraga 6 lugu järjest ilma pausideta, mis on nagu halb õppimisstrateegia, sest ma ei tea, kui palju mul tegelikult meeles on, kui nagu nii kiires tempos minna, sa lihtsalt võib-olla unustad ära, mis sa just enne tegid. Nii et vaatame, palju mul meeles on, pluss mul on õppida veel 3 päris lugu, viimane venitus. Siis ma saakski tänasega selle tehtud ja homme hommikul ma lähen trenni andma ja enne seda ma saan korra läbi teha. Hommikul sättides panen lihtsalt muusikatööle ja lihtsalt enda peas visualiseerin. Kell on 18:10 ehk ma olen täpselt graafikus. Ma just lõpetasin enda harjutamistega ja nüüd ma lähen juuksurisse. Mu üleni pruun outfit, seesama mis enne, aga ma panin siia pusa peale, kuigi see ei matchi päris selle pruunitooniga, aga vahet ei ole. Ma lihtsalt tahaks midagi siia peale panna. Siis mu pruun jakk ja need püksid raske näidata. Ma kannan muidu teksade pikkust 36 ja ma sain need dressid just Mojitost, kus ma pole aastaid enda meelest eriti nagu riideid saama, vahepeal aega käin seal, aga seekord ma ostsin sealt päris mitu asja. Ma jooksengi nüüd juuksurisse, nagu näha, tegelikult ei ole väga näha, see väljakasv on hästi-hästi naturaalne, sest me triibutame ja kusjuures päris vähe. Mu enda loomulik, no see, mis siin paistab, ongi mu enda loomulik, ma ei tea, kui palju ta on juba välja kasvanud siit.
on laupäev, 15. november, kell on 14.33. Me püüame siin viimaseid valguskiiri kell 14.33. Me pole päris pikalt rääkinud, väike pausi sisse, sest mul läks tööasjadega lihtsalt nii kiireks. Viimase 2 kuu jooksul on mul olnud vist 3 päriselt vaba päeva ja need ka mitte järjestikuselt, nii et ma ausalt andsin endast parima, et see video üles saada. Ütlesin, et ma kasutan siin esimest korda iMovit, et vaatame, see on tasuta programm ja ma tean, et inimesed kunagi vähemalt monteerisid sellega. Never again. Ma tahaks teha igasuguseid sisse-zoom asju. Ei saa. Nii et järgmiseks videoks ma ostan mingi programmi. Ma veel täpselt ei tea mille, aga ma ei jätka kohe kindlasti iMoviga. Siin oli vahepeal Mustareede. Ma tellisin Mustareede puhul Zalandost, About You'st ja Notinost asju. Ja esimesena jõudis kohale Zalando. Mul on siin 3 asja. Alustame kõige väiksemast. See on küll igav asju, mida näidata. Tavaline must tanktop, aga ta on nii lühike. Kui ta läheb mulle veel ümber, ta on mulle ikka väga lühikene ja meil on talv, nii et ma arvan, et selle ma tagastan. Ma olen väga suur asjade tagastaja viimasel ajal, sest kui ma pole 100% rahul, siis ta lihtsalt jääb mulle kappi seisma. Ja mul on kõik riidepuud otsas. Ma võtsin juba esikukapist, kus on jopede riidepuud, et kui keegi tuleb külla, ma olen juba sealt ka kõik ära võtnud. Siis siin on üks valge pusa, mida ma olen pikalt vaatanud ja ma lihtsalt raatsin seda osta, sest ta oli väga kallis. Mustareede ajal oli ta natukene mõistlikuma hinnaga. See istub hästi. Kaputška mõnus, suur. Ja viimasena ma alguses mõtlesin, see mu jõulukleit ja vaatasin sellisest materjalist. See ei ole jõulukleit, see on pusa, mida ma ei hakka praegu selga panema, sest et see käib üle pea. Ja ma tegin seda patsi täna ausalt üle 50 korra. Ma isegi ei liialda. See on lihtsalt tavaline must leegeri pusa. Mul on üks selline olemas, aga ta on juba paar aastat vana ja ma kannan teda kogu aeg, nagu absoluutselt iga nädal vähemalt korra. Ja tal on juba mingid sellised plekid peal, mingid nagu tumedamad laigud, mis ei tule välja ja siis ma nagu pigem ei tahaks teda enam avalikult kanda, aga ta istub nii hästi ja leegeripused on mu kõige lemmikumad. Hoiavad oma vormi hästi. Ma ütlen, see eelmine must on mul kuskil 3 aastat vana, ma pakun. Siiamaani hoiab oma vormi lihtsalt, ma olen midagi sinna peale mõkerdanud. Aga selline oli minu comeback vlog. Võrreldes eelmiste videotega saan näha, et mu elu on päris palju muutunud. Honesti ma olingi nagu põhikohaga YouTube'is. Nüüd pigem teen teisi asju rohkem, aga mida ma selle YouTube'iga tahaks teha? Ma tahaks enam-vähem kord kuus, enam-vähem, oleneb kui kiire mul on, saada mingi videokene üles. Ja järgmine kuu ongi juba detsember, ehk ma peaksin filmima kingivahetuse video. Palun kirjutame alla kommentaaridesse, kellega ma võiksin selle filmi. Pigem keegi, kellega ma pole seda veel teinud. Ütle alla oma mingid lemmikud YouTuberid, lihtsalt mingid sotsiaalmeedia inimesed, kes on toredad. Ja palju töötamisest rääkides, mul tuleb detsembris ka puhkus. Ma lähen nädalaks reisile, ma veel ei ütle kuhu. Ja vaatame, äkki ma teen sellest ka mingi vlogi. Panen siis äkki jaanuari paika üles. Jaanuaris peaks juba sünnipäevlog tulema. Kindlasti anna selle videole thumbs up YouTube'i comebacki eest. Ja kui sa pole veel subscribe'itud sellele kanalile, siis kindlasti tee seda. Ma aeg-ajalt ikka panen siia videoid ja järgmisel aastal plaanin seda teha tihedamini kui sellel aastal. Kirjuta selle video alla liblika emoji, kui sa jõudsid selle videoni lõppu. Ära siis unusta kommenteerimast, keda sa tahad näha minu kingivahetuse videos sellel aastal. Aitäh vaatamast ja näeme juba järgmises videos. Bye!